teed ja taristu, siis on sõlmitud arendajaga ka haldusleping, millega siis vald on arendajal üle andnud haldusülesande avalike teede ja taristu rajamise osas ja enamus kinnistuid on kaetud ka siis hüpoteegiga valla kasuks, juhuks kui selle haldusülesande täitmine peaks jääma mingil hetkel pooleli ja vallal on vajadus vähemalt avaliku tee ja trasside osas lõpuni viia. Kui hüpoteegiga ei ole kaetud, siis need kinnistutükid, mis kuuluvad riigile üleandmisele. Siit nüüd siis ettepanek, kuna kogu menetlusprotsess on läbitud, kehtestada see planeering ära. Palun küsimusi. Kui küsimusi ei ole, siis palun käega märku anda. Vabandust, majanduskomisjon. Ja kui teid huvitab majanduskomisjoni seisukoht, siis see oli positiivne, kuna pikk protsess on lõpule jõudnud ja komisjoni seisukoht on, et kinnitada. Aitäh, tõmusele kõik kaugust. Nii, aga siis palun käega märku anda, kes on otsuse Aru ja Ado Metsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamise poolt. Kõik oleks teist. Aitäh. Siis otsus Aru ja Ado Metsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine on vastu võetud. 6. päevakorrapunkt on meil otsuse Tori vallas Eametsa külas Tulika T1, Tulika T12 ning Meelespea T2 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja ettekandjaks vallaarhitekt Kristjan. Üldise pildi saamiseks jälle Maa-ameti kaart. Sauga Alerit on siin, see on Eametsa elamu piirkond. Ja nimetatud kinnistud asuvad siin. Tegemist on siis asukohaga, kuhu praegu kehtiva detailplaneeringu järgi pidi tulema Baltimaad või Euroopa suurim väliveekeskus. Paraku lõppes poole puurkaevu puurimise pealt pankrotiga. Elamu kinnistud on siit välja trullitud, elamute ehitus siin kõrval käib, aga mida ei tulnud, on see veekeskus. Ja nüüd on selle kinnistu omanik teinud siis vallale ettepaneku algatada nendele kinnistutele detailplaneering ja kruntida need sarnaselt ümbrusega siis elamu kruntideks. Oleme siis seadnud ka eesmärgiks välja arendada siis mõistlik tänavastruktuur, praegu on siis kaunis kummaline ja ette näha siis ka lähipuhkeala. Et see on siis selle planeeringu algatamise mõte. Kui on küsimusi, vastan hea meelega. Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, lihtsalt võin kommenteerida, et komisjon soovitab algatada detailplaneeringu. Ja, nii, Toomasel oli küsimus. Kas see uus omanik nüüd on ikka teine omanik? See, kes pankroti? Ei, see on läbi pankroti menetluse on ta liikunud erinevate omanike kätte. Me oleme sealt vahepeal saanud kätte teed ja trassid, kuulanud ka valla. See juba järgmine omanik. See, kes pankroti läks, see ei ole enam omanik. Nii, aga palun siis, kes on otsuse Tori valla Eametsa külas Tulika T1, Tulika T12 ning Meelespea T2 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise poolt. Aitäh, et siis otsus
Tori vallas Eametsa külas Tulika tee 1, Tulika tee 12 ning Meelespea tee 2 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algata jätmine on vastu võetud. 7. päevakorrapunkt on meil otsuse vara omandamine, Helle detailplaneering, eelnõu ja palun Kristjan. Liigume 300 meetrit loodesse. Asub siin niisugune Helle kinnistu, millele on aastal 2020 algatatud detailplaneering. Selle ala siis ka elamupiirkonnana kasutusele võtmiseks vastavalt kehtivale üldplaneeringule ehk siis üldplaneeringu kohane detailplaneering. Ja nüüd on see planeering siis jõudnud oma protseduurilt sinnamaani, et kõik planeerimistoimingud kuni välja arvatud kehtestamine on ära tehtud ja enne kehtestamist, kui siin viimasel ajal tavaks on saanud, oleme me omanikuga sõlmimas siis halduslepingut haldusülesande üleandmiseks talle teede ja tehnovõrkude väljaehitamiseks ja sellega siis ja see peale seda väljaehitamist planeeringust tulenevad siis kohustus need väljaehitatud taristu koos kinnistutega vallale tasuta üle anda. Arendaja on olnud sellega nõus, aga enne kui me saame selle halduslepingu temaga sõlmida ja seada nendele kinnistutele hüpoteegid, on siis oluline volikogu otsus selle kohta, et me oleme nõus need kinnistud siis omandama vallale. Puudutab see otsus siis kinnistuid K1, mis on transpordimaa, K38, mis on ka transpordimaa, kuulub tulevikus siis liitmisele Suvilate teega, Suvilate teekinnistuga, K2 ja K3, mis on siis seotud tehnovõrkude aluse maaga, vastavalt siis tuletõrje veevõtu koht ja reovee pumpla kinnistu. Et kinnistud K1, K2, K3 kuuluvad ülevõtmisele peale haldusülesande täitmist, kinnistu või krunt, K38 kuulub siis omandamisele kohe peale kehtestamist ja katastriüksuse moodustamist. Et see on vajalik, nagu siit näha, siis on järjest siit neid tükke omandatud Suvilate tee laiemaks ehitamiseks, et saaks selle protsessiga edasi minna. See on selle eelnõu sisu. Nii, palun, kas on? Jaa. Ma nüüd ei saanud sellest omandamisest täpselt aru, et omandame mil moel? Antud hetkel te teete otsuse, et vald on nõus need kinnistud omandama. Kui see otsus on tehtud, siis me sõlmime omanikuga halduslepingut, et ta peab nende kinnistute peale välja ehitama teed ja taristu ja kui see on valmis saanud, see haldusülesanne on täidetud, siis me omandame need kinnistud tasuta vallale. Nüüd siin aru. Jah. Mul on üks küsimus, aga see on kahjuks eelmise punkti kohta. Me oleme praegu selle punkti juures. Kuidas? Me oleme praegu selle 7. punkti juures. Jah, ma tean, aga kuna ma nii kiiresti ei reageerinud, et kas ma saaks selgitust natuke, siin on kirjutatud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine istungit saad sa selle... Ma täitsa võin 2 lausega ära vastata. Kiire lühike küsimus, keskkonnamõjude strateegiline hindamine jäi käsitlemata tõepoolest minu poolt, palun vabandust. Kui on üldplaneeringut muuta detailplaneering, siis on kohustus, see käib eelmise punkti kohta, siis on kohustus kohalikul omavalitsusel teha kaalutlusotsus selle kohta, kas keskkonnamõjude strateegiline täishindamine on vajalik või ei ole vajalik. Selle kohta koostatakse eelhinnang, mille põhjal kohalik omavalitsus teeb otsuse keskkonnamõjude strateegilise täishindamise algatamise kohta. See eelhinnang on tehtud, see eelhinnang jõudis järeldusele, et keskkonnale ei avaldu mõjusid, mis tingiksid keskkonnamõjude strateegilise täishindamise koostamise vajadust. Seda on kinnitanud Keskkonnaamet ja sellega on rahul olnud Rahandusministeerium, mistõttu koos algatamise otsusega tegime otsuse keskkonnamõjude strateegilise hindamise täishindamist mitte algatada. Nii, aitäh. Palun 7. punkti kohta, kas on kellegi küsimusi? Ja ma võin kommenteerida, et arengu- ja majanduskomisjon arutas seda teede tulevast omandamist ja soovitab volikogul vastu võtta otsus.
Nii, kui küsimusi rohkem ei ole, siis ma panen 7. päevakorrapunkti hääletamisele. Palun käega siis märku anda, kes on otsuse vara omandamine Helle eelnõu poolt. Aitäh, et otsus vara omandamine Helle on vastu võetud. 8. päevakorrapunkt on vara omandamine Müürissepa 1 ja Orava tee 7. Tegemist vara omandamisega Tammiste külas. Võtame ühe pildiga ette. Siis on lihtsam aru saada. Puudutab siis kinnistuid. On 2 planeeringut. Üks on Müürissepa esimene detailplaneering, mis on siukse kujuga, mille ääres on Orava tee ja Sipelga tee äärsed kinnistud. Ja siis on Orava tee 7 detailplaneering, mis puudutab siis Orava tee lõppu. Ja nende planeeringutega on siis ette nähtud avaliku tee kinnistud, siis Sipelga tee kinnistu, Orava tee kinnistu ja Orava tee L1 kinnistu. Kinnistu siis avaliku haljas ja puhkeala tarbeks siis Orava tee 11A oli see kinnistu aadress ja siis lisaks on Müürissepa esimese detailplaneeringuga välja tunditud siis ka niisugune pitsase riba, mis on saanud katastriüksuse aadressiks Kadaka tänav L1, mis tulevikus vajaduse korral kuulub siis, peaks kuuluma liitmisele Kadaka tänavaga. Kadaka tänav ei kuulu vallale, on eraomandis, toimib praegu erateena ja teenindab 4 majapidamist, kes on siis omavahel selle tee kasutamist reguleerivad ise. See on tupik tänav, hetkel ei ole vajadust selle tänava omandamiseks. Küll aga, kui see peaks kunagi tulema teemaks, siis on ette nähtud siis vallale kuuluv maariba selle Kadaka tänavale liitmiseks. Mis puudutab detailplaneeringu järgselt haldusülesande täitmist, siis rajatud on planeeringus nõutud taristu Orava teele. Siin on pinnatud tõvarattega tee, tänava valgustus, vee, kanalisatsiooni, side, elektritrassid. Need on saanud kasutusloa ja kasutusele võetud. Sipelga teel on samamoodi rajatud kogu eelnimetatud taristu väikese erisusega, siit on puudu siis 2-kordne pindamine, millest tulenevalt siis kokkuleppel arendajaga valla poolt omandatakse nimetatud kinnistud ja koos taristuga tasuta Orava tee L1, Orava tee 11A, Sipelga tee ja Kadaka tänav L1 siis valla omandisse. Erisus käib Sipelga tee kohta, mille kohta tehakse eelmärge kinnistusraamatusse ja selle kinnistu omandamine toimub siis peale selle tee pindamist, ehk siis haldusülesande lõplikku täitmist, mis peaks kokkuleppel arendajale toimuma järgmise aasta jooksul. Küsimused? Arengu- ja majanduskomisjon. Arengu- ja majanduskomisjon soovitab otsus vastu võtta. Kui küsimusi ei ole, siis palun siis käega märku anda, kes on otsuse vara omandamine Müürissepa 1 ja Orava tee 7 poolt. Aitäh, siis otsus vara omandamine Müürissepa 1 ja Orava tee on vastu võetud. 9. päevakorrapunkt on meil otsuse vara omandamine Tehnika tänav L4 ja L5. Palun.
ja on kunagi ammu kehtestatud üks detailplaneering, millega planeerituks siis tootmiskinnistuid ja aleviku taha, raba ja olemasoleva tootmisala vahele, mille käigus siis planeeriti ka Tehnika tänav ja see Tehnika tänav rulliti välja, aga juhtus niisugune paha lugu, et see krunt, mis planeeringus kunagi ammu määrati, oli niivõrd kitsas, et sinna tee ära ei mahtunud. See tee on olemas, aga see tee, kui nüüd vaadata aerofotot, siis see tee osaliselt ikkagi ei mahtunud selle kinnistu peale ära. Mille tulemusena siis ka tegelikult juba väga ammu on otsus selle ümberplaneerimise ja planeeringu muudatuse kohta tehtud siis Sauga vallavolikogu poolt, mis oli osaline ümberkruntimine niimoodi, et eraldati veel täiendavad ribad nendest Tehnika tänava rabapoolsetest kruntidest, eesmärgiga liita need Tehnika tänava põhikruntiga. Tehnika tänav L1, L2, L3 ribad on juba praegu, kuuluvad valla omandisse, aga Tehnika tänav L4 ja L5 ribad on ära lõigatud juba eraomandisse kuuluvatest kinnistutest ja kuuluvad praegu eraomandisse. Nüüd on jõutud kokkuleppele, et mõlema kinnistu omanikud, nii Tehnika tänav 8 kui Tehnika tänav 10 omanikud on siis nõus vastavalt sellele planeeringu muudatusele võõrandama vallale tasuta Tehnika tänav L4 ja L5 lõigud, et need liita Tehnika tänava põhikrundiga. Nii, palun küsimusi. Arengu majanduskomisjon. Arengu majanduskomisjon soovitab otsuse vastu võtta. Aitäh, aga nüüd Toomasel on küsimus. See arendaja oli toonane Sauga vald? Jaa. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis palun käega märku anda, kes on otsuse vara omandamine Tehnika tänav L4 ja L5 poolt. Kõik väikselt. Aitäh, siis otsus vara omandamine Tehnika tänav L4 ja L5 on vastu võetud. 10. päevakorrapunkt on vara omandamine Tori selja kergliiklustee L2. Nii, liigume nüüd Tori aleviku ja Rakvere maantee vahelisel alale, kuhu on rajatud siis paralleelselt Pärnu-Tori teega üks kergliiklustee ja rajatud on ta siis praegusel hetkel isikliku kasutusõiguse lepingute alusel, aga isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimisel oli omanikel soov, et see maa nende käest kunagi võõrandatakse. See võõrandamine toimub nüüd õiglase tasu eest ja see õiglane tasu on siis vastavalt kinnistu hindamisaktile. Ja selle hindamisaktis leiti, et selle kinnistu või nii-öelda selle maa osa, mis sealt ära lõigatakse, mille suuruseks on ligikaudu 9580 ruutmeetrit. Selle hinnaks võiks olla 54 senti ruutmeeter ehk siis kogu kinnistu väärtusega. See summa oli kuskil siin üles ka. €5160. Ja siis lõigatakse see tükk välja ja see saab koos selle kergliiklusteega Tori valla omandaks. See on selle eelnõu sisu. Nii, palun, kas on küsimusi? Jaa, Toomas.
kas maaomanik on selle hindamisakti ja selle pakutava hinnaga nõus? Absoluutselt, nii me ei saaks seda erinevalt teha. Igaks juhul küsimus. Volikogu võtab vastu ja maaomanik ei olegi nõus inimesel raha. Nii, Enn, sul oli ka käsimist. Küsimus sul ajalooga, et miks me ehitasime kergliiklustee nagu eramaa, kui ei omandanud enne ja pärast ei vastavalt nagu tarvis. See on nii pikk ajalugu, et ma ei selle küsimusele vastata, aga tegemist oli tõenäoliselt rahastusega, mille realiseerimisega oli jube kiire, maade väljalõikamine ja selle läbi omandamine on tohutu pikk protseduur. Isikliku kasutusõiguse seadmine valla kasutus on oluliselt kiirem protseduur, mis tõttu selle tookord tehti kokkuleppel, et need maad hiljem omandada. Ilmselt tehti hind siis no see hind tuleb praegusest hindamisaktist, et taustainfona, et üks tükk on veel, see tükk on varemgi, millele on ka tehtud hindamisakt, milles olnud hindamise akti tulemusena lõitud summaga selle omanik nõus ei ole. Et selles osas alles läbirääkimised käivad. Nii, aitäh. Ja arengu majanduskomisjoni esimehena oleks võinud juba isegi seda selgitada, sest et me küsisime ka komisjonis seda, et miks see niimoodi kahes osas on tehtud ja siis Signe seal seletas, et oli see, et lihtsalt kiiresti saaks projekt ellu viidud, ei olnud aega kohe seda eraldi kruntida ja ostu teha. Täiesti analoogselt toimune ka praegu, kuna see rahastuse, otsuse ja tegeliku väljaehitamise aeg on niivõrd lühike, mis ei võimalda neid tükke välja lõigata ja neid saab siis eraldada ja vallale läbi selle omandada, siis tegelikult praegu samamoodi nii Kilksama kergliiklustee kui ka see, mis Jaametsa poole läheb, on samamoodi, need on küll praegu mitte enam ikka õdegu, vaid vahepeal seadus muutunud, meil on võimalik seadus sundvaldused, mis on veel lihtsalt protseduur. Ainuke vahe on selles, et praegusel hetkel see sundvaldus seataksegi juba tasu eest koos klausliga, et hiljem võõrandab vald selle maatüki tasuta. Ehk ta saab selle raha kätte koos selle sundvaldusega, pärast enam selle raha üle ei vaidle. See on juba alguses kokku lepitud, esimese kokku lepitud. Et selles mõttes on praegu natuke teistmoodi. Selles mõttes ma olen ka mitmeid kordi seda küsinud, et seal on nagu selline nonsense sees, et täna leppisime kokku, aga võib-olla 3 aasta pärast võõrandame ja täna tuleb välja, et üks inimene ei ole selle taga. Jaa, siin on selline olukord tekkinud praegu seda olukorda, mis nüüd lähevad uued asjad läbi sundvalduse seadmise hilisema võõrandamise, siis ei saa seda olukorda enam sekkida. Ta saab selle oma tasu siis kätte juba koos selle sundvaldusega, mis on klausel sees, et ta võõrandab selle pärast tasu, on selle tasu kätte saanud. Kui on analoogselt nagu seal on tehtud, siis me ei tea, palju see kergliiklustee meil lõpuks maksma läheb. Sellisel puhul ei pruugi teada, aga siin on muidugi, kuna siin on valla kasuks on isiklik kasutusõigus, siis mis on tegelikult piiramatu tähtaeg, aga kiiret ei ole. No lihtsalt, kui oli kunagi kokkulepe, et omandatakse, siis lisakas on mingil hetkel ikkagi omandada. Aga võin kommenteerida siis, et komisjoni seisukoht on seda otsust toetada ja vastu võtta. Jaa, nii et panen hääletamisele, et palun siis käega märku anda, kes on otsuse vara omandamine Toriselja kergliiklusteel 2 poolt. Aitäh, et siis otsus vara omandamine Toriselja kergliiklusteel 2 on vastu võetud. Ma ütleks paar sõna või? Jaa, ma just mõtlesin, et ma saan aru, et järgmises volikogus või järgmistes me enam sind ei näe, et sa asud uutele teedele. Just, et see oli minu viimane eelnõu Tori valla arhitektina. Peaaegu 7 aastat on läinud mängides ja joostes, väga lõpus on olnud kogu aeg. Aga ja uued väljakutsed.
mis ma tahan öelda, on see, et ma käisin eile Eesti Arhitektide Liidus, kus kogunesid Eesti kohalikes omavalitsustes töötavad kutselised arhitektid. Kutselisi arhitekte ei ole omavalitsustes väga palju, meil on 79 omavalitsust ja kutselisi arhitekte on 25, kes seal töötavad. Enamus neist töötavad Tallinnas ja Tartus. Aga see polegi praegu oluline. Oluline on see, et Eesti Arhitektide Liidu president tunnustas Tori valda, eriti Tori valla juhtkonda, nii vallavalitsust kui neid volikogu koosseise, kes viimasel ajal on olnud nii eelmine kui ka praegune, tegevuse ees avaliku ruumi arendamisel kui ka üldiselt ruumiloomes. Seda on üle Eesti märgatud. Tori valda ja selle juhtimisstruktuure tuuakse eeskujuks üle terve Eesti. Ja minu meelest see on suur tunnustus nii teile kui ka vallavalitsusele. Mina tänan usalduse eest. Aitäh! Kohtume võib-olla mingitel muudel eesmärkidel kunagi hiljem. Aga meie täname Kristjan sind ka selle suurepärase koostööst, et sinu ettevalmistused on alati väga põhjalikud ja nõutavad. Ja Kristjan. Aga me tõesti nautisime sinu väga asjalikke, väga põhjalikke, väga professionaalseid ettekandeid, aga samas ka väga stiilseid, väga humoorikalt seda esitatuna. Ja teistpidi see selleks, kus sa siin teed, aga olulisem on see panus, mis sa oled andnud valla arengusse. Mändevile külaseltsi andis välja kunagi Tori kihelkonna kroonika. Sinu panus on nii Tori kihelkond ja Pärnu kui Pärnu jaagud kõik kihelkonda. Et aitäh sulle selle eest. Aga lähme edasi ja meie 11. päevakorrapunkt on vara omandamine Mõisa Kõrts ja palun Maie Põder. Mulle meeldib, et Kristjan oleks jätkanud ühe soojandust, ega siin midagi keerulist ei ole. Selles mõttes, et meil on Tori Aleviku keskuses on Tori Kõrts, endine Tori Kõrts ehitatud 1854. aastal ja paraku ta laguneb ja omanik ei ole selle mõttega, et seda renoveerida või taastada sellises esialgsel kujul. Ja selle hoone juba ammu tegelikult müüki pannud. Huvi selle hoone vastu, ärilist huvi ei ole märgatud, pole olnud ja siis tekkis meil mõte, et kohalik omavalitsus ei saa pealt vaadata, et üks selline hoone laguneb ja seda enam, et meil on tegelikult see Tori Alevik on juba väravaks ka Soomaale, eks, et selles hoones saaks natuke seda Soomaa värava teemat ka arendada ja siis ongi selline mõte, et me tahaks selle ära osta sealt omanikult ja kokkuleppe me oleme rääkinud omanikuga ja praegu on hinnaks siis küll on ta praegu müügis 230 000, aga me oleme jõudnud omanikuga kokkuleppele, et selle ostuhind võiks olla 215 000. Nii, palun, kas on küsimusi kedagi? Arengumajandus? Komisjoni esimees. Jah, see oli meil komisjonis arutlusel. Vallavanemalt on selline info, et see praegune omanik soovib sinna mõneks ajaks veel sisse jääda eraldi rendilepingu alusel, et me loodame, et see ei saa takistuseks tulevikus selle hoone arendamisel ja renoveerimisel ja et see rendileping ei ole nagu lõpetusel.
ja see üürileping teeme selle eluruumi üürilepingu teeme me siis tõenäoliselt 9 aastaks, mitte pikemalt. Ja küll on ka lubadus, et tegelikult hakkab see siis pärast seda ostu, siis praegune omanik endine, pärast ostu endine omanik hakkab tegelikult seda tühjaks kolima meie enda jaoks, et me saame tegelikult kasutusse võtta siis neid garaažiruume ja neid laoruume. Meil endal on ka tegelikult puudus sellistest ruumidest, kuhu saaks paigutada mingisuguseid esemeid. Ja see oleks esialgu kohe väga hea võimalus. Aga muidu komisjoni seisukoht on, et ostame ära. Ja palun. Kas sinna lepingutesse aastane rendileping, kas see käib eluruumide või garaažides kohta ka või? Eluruumide kohta, üürileping. Eluruumide, aga kas garaažides tühjaks kolimisel on siis mingisugused tähtajad kokku lepitud? Jaa, ikka me lepime selle, me ei ole praegu kokku leppinud, aga pärast müüki me saame selle kokku leppida, jah. Ja ta on lubanud ka, et ta saab sellega kohe tegelema hakata. Ja selles mõttes me teeme ka ikkagi rahalise üürilepingu. Praegu on mõte, me oleme rääkinud ka maakleritega, ega see Toris muidugi seda üüriturgu seda ei ole, et neil on väga raske öelda hinda, et me arvasime, et see võiks olla 200 eurot kuus. Aga kui kiired siis arendamise plaanid olavalitsusel on selle poole arendamisega, või jääb siis mõneks ajaks ootama? Ta tõenäoliselt järgmisel aastal sellist suurt arengut seal ei toimu, aga plaan on küll näiteks noortekeskus teha sinna hoopiski. Ja siis, nii nagu ütlesin, siis Soomaa värava teemad sinna, Kaire läks ära, ta võiks nüüd pikalt rääkida selle koha peal, mis mõtted võiks olla sellega seotud nagu turismi atraktsioonina või kuidas ma siis ütlen. Aga ma ei oska seda nii täpselt selgitada, mis on see arenguplaneeringu osakonnas hea mõte. Esimese asjana on oluline, et konserveerida, et seal midagi ei hävitaks. Katus on esimene asi, jah. Et kuulemasse seisu saada. Kui ei ole, siis panen hääletusele, et siis palun käega märku kanda, kes on otsuse vara omandamine Mõisa Kõrts poolt. Aitäh, siis otsus vara omandamine Mõisa Kõrts on vastu võetud. 12. päevakorrapunkt on otsuse arvamuse andmine osaühingu Selja keskkonna kompleksloa number KKL 317630 eelnõu kohta ja ettekandja keskkonnanõunik Kärt Linder. Ja räägin teile natukene taustalugu ka, et ettevõtte osaühing Selja ja tema tegutsemiskoht Muraku Keisivarr asub Tunnu lennukit 3,6 kilomeetri kaugusel. Ja ta tegutseb selle kompleksloa alusel seal juba siis 2019 aastast. Kehtiva kohaselt on siis seal 620 piimalehma kohta, 80 noorlooma kohta, ehk siis üpriski väike farm. Kompleksluba on vajalik sellepärast, et ettevõte tegeleb nii õhusaaste tekitamisega kui ka veekasutuse ja teiste suurte aspektidega, mis keskkonna mõjutavad ümbritsevaid elanikke. Osaühing esitas siis Keskkonnaametile selle kompleksloa muutmise taotluse juba 18. märtsil 2019, milles siis soovis enda üles seatud tootmisvõimsust ehk siis loomade arvu suurendada siis 792 võrra. Ja kuna see tegevus on selline, mis toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju, algatas siis otsustaja ehk siis keskkonnakompleksloa üle otsustaja
Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise menetluse 2019. aasta lõpus. Pärast selle menetluse algatamist tuli siis osaühing Selja pidi leidma endale selle keskkonnamõju hindamise tegija, selleks oli siis LEOÜ ja pidi koostama kõigepealt programmi, millele on siis Tori vallavalitsus 2020. aastal ka detsembris ehk siis aasta hiljem andnud oma arvamuse ja nõustunud sellega. Seejärel on läinud siis lahti keskkonnamõju hindamise protsess ja sellele siis on vahepeal siis koostatud keskkonnamõju hindamise aruanne, sellele on antud siis Tori vallavalitsuse poolt lausa 3 korda arvamust. On toimunud ka Selja külas siis Kuuvarjutuse kohvikus avalik arutelu, kus siis viibis ka kõige lähima elamu ehk Jürsi kinnistu omanik. Ja siis sai see lõpuks, siis see toimus siis 2022 märtsis ehk siis sel aastal. Ja lõpuks siis maikuus tunnistas keskkonnamõjude hindamise aruande Keskkonnaamet siis nõuetele vastavaks ja selle alusel sai siis hakata seda luba muutma reaalselt. Ja nüüd siis septembrikuu alguses esitas Keskkonnaamet selle eelnõu meile arvamuse avaldamiseks. Pidime taotlema pikendust, sellepärast et tolleks hetkeks oli juba rong läinud, et siia laua taha saada. Ja näitan teile ka natukene pildimaterjali, et põnevam oleks, et kuidas on siis seda kompleksi siis samaaegselt edasi arendatud, mil see loa menetlus vältas, et ehitustegevus tegelikult ei peata, et luba taotletakse tegelikult ka mõnel juhul ainult ka parima võimaliku tehnika või muude seaduste muutmise tõttu. Küll aga siin on reaalselt tegemist ka suurte laiendustöödega, et me näeme siin juba varasemalt olemas olnud siis lüpsilehmalautasid, siis on hakatud siin ette valmistama ja on uued lägahoidlad valminud. Siia tehti siis pikendus ja siia tehti vasikalaut uus, mis on siis 2021 siis valminud koos tahesõnnikuhoidlaga siin taga. Ja praeguseks ta ongi sellises järgus, et midagi uut nüüd 2022. aastal ei ole. Küll aga siis, kuna on üks problemaatiline teema olnud kogu aeg üleval, et kuna see farm asub Pärnu jääle küllaltki lähedal ja on olnud kuuldusi, et mingisugune siis reostunud vesi jõuab ikkagi Pärnu jõkke, siis selleks on ettevõte esiteks sulgenud siit kraavid ehk otse enam midagi Pärnu jõkke ei juhita ja on siis võtnud endale plaani rajata ka siia kinnistule siis sellise tiigi, ütleme, et biotiigi, mis puhastaks siis bioloogiliselt ehk siis looduslikult platsidelt ja hoonete katustelt tulevat vett. Sinna sekka ei tohiks sattuda silomahlad, mis ongi siis suur kartus, arvestades siis Põltsamaal juhtunut, vaid et silomahlade, mis silohoidlad on siin, et nende jaoks on olemas siis kontrollkaevud, kus siis regulaarselt seda taset vaadeldakse ja silomahlad siis transporditakse lägahoidlatesse, mis siin on siin kõik näha, et kui peaks selles osas uputus tulema. Ettevõtjaga olen koha peal kohtunud, on öelnud, et need lägahoidlad on nii suured, arvestatud, et tegelikult on ka nüüd neile kuuluva Piistaoja farmi lägaga arvestatud, et isegi seda saaks siia transportida. Et need on ikkagi nõuetele vastavad uued moodsad vedelsõnniku lagunid. Ja siis arendustest veel, et siia tegelikult on siis ka projekteeritud veel noorkarjalaut. Et see on hetkel projekteerimisel, et hetkel ei ole veel tegemisel, aga et see on ka siia hiljem lisandumas. Ja siit see vana osa tegelikult peaks üks hetk minema ka lammutamisele. Ja siis on siit ka sisepilte siis tööde teostajatelt ja rõõmsad lehmad ka. Ning Mapri ehitus oli see, kes tegi selle suure töö koos alltöövõtjatega ära. Et tegelikult on ta ka üks uhke farm meie juures. Ja kuna ettevõtja on lubanud, et ta selle
probleemiga tegeleb ja viimase info kohaselt püüaksid nad sel aastal seda tiiki rajada, et ühesõnaga platsidelt ei satuks midagi loodusesse, siis peame neid usaldama ja laskma neid toimetada, et tegemist suure tootjaga meil siin meie vallas ja tööandjana. Aitäh, palun küsimused. Kui ei ole, siis panen hääletamisele, et palun siis käega märku anda, kes on otsuse arvamuse andmine osaühingu Selja keskkonnakompleks loa number KKL 317630 eelnõu poolt. Aitäh, et siis otsus arvamuse andmine osaühingu Selja keskkonnakompleks loa number KKL 317630 on vastu võetud. Aitäh. 13. päevakorrapunkt on kohaliku tee määramine Päevalille tänav ja ettekandjaks on taristunõunik Toomas Parv. Tegemist on siis Päevalille tänavaga, mis on arendaja poolt lepingule vastavalt välja ehitatud taristu koos tänavavalgustusega ja üle antud vallale seisuga ja nüüd on jäänud rutiinne protseduur, et ta avalikuks kuulutada on vaja haldusakti selle kohta, et ta avalikuks teeks. On lühidalt kõik asja sisu. Nii, palun, kes soovib küsida? Kui küsida ei soovi, siis panen hääletusele. Et palun kaarti, ma ei tea, kas keegi näitab, teate, kus ta kõik asub Tammiste külas Kopli kõrval, Lõppegi tee ja Uumika tänava vahel. No materjalides oli kõik olemas. Nii et palun. Ei ole vaja. Palun siis märku anda, kes on kohaliku tee määramine Päevalille tänavat poolt. Aitäh, et siis kohaliku tee määramine Päevalille tänav on vastu võetud. Aitäh. Nii, 14. päevakorrapunkt on meil Tori valla aukodaniku nimetuse andmine. Meile laekus 2 ettepanekut. Ma loen need ette teile ja siis saame edasi liikuda hääletuse poole. Nii, esimene ettepanek oli siis Mati Killingult. Nii. Tõnu Hendriksoni kui inimese kujunemisel on vaieldamatult tähtis osa spordil. Kindlasti sõudespordil, millega tegeleb viimased 3 aastakümmet. Eesti mehele kohaselt on see olnud rahulik, aga järjekindel areng Eesti noortemeistrist maailma sõudeparemikku. Tõnu iseloomustab põhjalikkus kõigis oma tegemistes. Lõpetanud keskkooli siirdus ta omandama kõrgharidust Tartu Ülikooli, et olla veel pädevam oma spordiala tegemistes. Ta on olnud valdavalt meeskonnasõudja, kes on olnud eeskujulik õppur sportlaste algul ja edasi juba liider ja eeskuju teistele. Tema täpsus ja kella tundmise oskus on olnud eeskujuks kõigile, kellega tal on tulnud koos treenida ja võistelda. Oskus aega planeerida on võimaldanud tal ehitada kauni kodu Tori valda ja luua täisväärtuslik pere, kus kasvab 3 last. Lisaks on ta leidnud aega osaleda nii klubi kui Sõudeliidu juhatuse töös erinevatel perioodidel. Täna on ta ka Eesti EOK esindajate kogu liige. Lisaks spordile on ta panustanud aega ja oskusi Kaitseliidu tegemistesse. Kõike seda on märganud nii riik kui ka kohalik kogukond ja teda on autasustanud president aastatel 2009 Valgetähe 2. klassi teenete märgiga
ja 2017 Eesti Punase Risti 2. klassi teenetemärgiga. Pärnu on autasustanud Tõnu teenetemärgiga 2017. aastal ja Kaitseväe teeneterist on antud talle aastatel 2008 ja 2016. Riiklik spordipreemia on antud Tõnule 5 korral. Samas on teda autasustatud pühapiiskop Plaatoni 3. järgu ordeniga. Samuti ehib Tõnu auhinnakappi 12 tiitlivõistluste medalit, millest 2 on saadud olümpiamängudel. Täna on Tõnu paadikaaslasteks noored sõudjad, kellel on võimalus saada osa sellest kogemuste pagasist, mida Tõnuga lahkelt jagab. Selline on sõudmise raudvara Tõnu Endrekson. Ning teine ettepanek on siis vallavolikogu liikmelt Mart Ruumertilt. Nii. Kuna ma maalida ei oska, pean joonistama valgusega, on Ülo Soometsa tsitaat. Ülo Soomets on fotograafina jäädvustanud Tori vallas toimuvat sündmusi, talletanud fotodele Tori vallas toimuvaid olulisi hetki. Märkimisväärne on tema oskus näha omapära ja ilu meid ümbritsevas looduses ja tavapärases elukeskkonnas. Ülo looming on jäädvustunud Tori piirkonna ajaloo viimase 35 aasta lõikes ning tema fotokogust on võimalik leida erinevaid jäädvustusi, nii praktilisteks vajadusteks, olgu selleks mõni trükise kujundus, näiteks näituste organiseerimine, sündmuste korraldamine kui meenutusteks. Tänu Ülo loomingule on olnud võimalik Tori rahvamaja poolt korraldada unikaalseid isikunäitusi Tori bussijaamas, Tori hobusekasvanduse ajalugu, jäädvustav fotomeenustus Tori bussijaama territooriumil. Ning oluline on seegi, et bussijaama hoone ilmetu tagasein on kujundatud oluliseks vaatamisväärsuseks Tori keskasulas. Nii torilastele kui meie külalistele on valgustav võrrelda Tori kiriku jäädvustusi aastakümnete tagusest ajast, kui kirik oli varemeis ja fotosi samadest vaatenurkadest peale kiriku taastamist. Ülo fotokogus on jäädvustatud torilaste laulu- ja tantsupidudel osalemine. Toodud loetelu võib väga pikalt jätkata. Nende fotomeenutuste väärtus suureneb aja möödudes. Märkimisväärne on, et fotojäädvustused on salvestatud heal tehnilisel ja kunstilisel tasemel. Ülo Soometsa fotod on olnud välja valituna kõigil Pärnumaa fotoaastanäitustel. Ülo Soomets on panustanud noorte arengusse nende juhendamisel. Tänasel päeval juhendab ta neid noori Pernova loodusmajas. Samuti on ta vabatahtlik Tori sotsiaalmaja fotoringi juhendaja. Tema juhendatava foto on tunnistatud riikliku vaegpuudega inimeste fotokonkursil ligi 900 foto hulgast parima 3 foto hulka. Ülo hobiks on aiandus ja tänu tema hoolsusele ja heale taimetunnetusele on võimalik Tori koolis nautida kauneid toalilli ning saada osa iga-aastasest öökuninganna õitsemise ilust. Ülo Soomets on hea pereisa, tema tütar on omandanud doktorikraadi loomaökoloogiast ja uurib elurikkust eelkõige Tori ja Soomaa piirkonna märgaladel. Ülo poeg on teadaolevalt ainuke, kes on Pärnumaa võidumaratoni jooksnud ühe vaheetapina ööpäevasest kestvust jooksust. Ülo Soomets on oma loomingu ning missiooniga jäädvustanud Tori valla ajalugu arengut, kodulugu sündmusi, inimesi ja loodust. Olema vääriline Tori valla aukodanik. Meil on 2 iseloomustust ja nii nagu enne ütlesin, igal volikogu liikmel on iga esitaja kohta oma hääl ning ma panen nüüd hääletusele. Kes on selle poolt, et Tori valla aasta või aukodanik on Tõnu Endrekson? Palun käega märku anda.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kes on vastu? Nigi. Aitäh. Siin on poolt ja vastu. Nii, ja panen ka teise kandidaadi, kes on Ülo Soomets. Et palun siis käega märku anda, kes on selle poolt, et Ülo Soomets oleks Tori valla aukodanik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aitäh, et siis Tori valla aukodanikud on Tõnu Hendrikson ja Ülo Soomets. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis 15 ning selleks on Tori valla aasta tegija. Et täpselt samuti on esitatud 2 kandidaati. Ja ma loen need ette. Rasmus Aaslaid on oma ühiskondliku tegevusega aidanud aastate jooksul kaasa siinsete elanike turvalisuse ja ohutuse parandamisele, valla positiivse maine ja paikkonna tuntuse kujundamisele ning panustanud igal võimalikul moel Tori valla arengutesse. Seda kõike on Rasmus realiseerinud nii Sindi Tuletõrje Seltsi vabatahtliku päästjana kui ka tavalise Tori valla elanikuna, kes suhtub austuse ja armastusega oma kodukondi käekäiku. Sindi Tuletõrje Seltsi liige on Rasmus aastast 2013 ning sellest alates on ta silma paistnud märkimisväärse pühendumise ja siira teotahtega. Rasmus on orienteeritud vaid lahendustele ja ainult lahendustele, olgu see mõni üleskutse või mure kogukonnast. Ta on alati nõus osalema või organiseerima ja abistama. Otsuste tegemisel ja eesmärkide seadmisel ei lase Rasmus mõjutada end olnust ja tehtust, vaid julgustab kastist välja mõtlema ning võtab suurelt ette. Asjaolu, et ta suudab sealjuures sütitada oma ettevõtmistega tervet hulka päästeseltsi ja ka koguna liikmeid, näitab, et ta on väga hea juht. Tema mõtteselgus, tasakaalukus ja kiire otsustusvõime on asendamatud nii Sindi Tuletõrje Seltsi kui ka kogu piirkonna vabatahtliku pääste arengus. Seda pääste ja ennetusvaldkonnas mõlemas. Oma elukutselise kaitseväelase ameti ja 3 pisikese lapse kõrvalt leiab Rasmus suurepärase planeerimise abil ka kõige tihedamasse päevakavasse aega panustamaks vabatahtliku päästesse. Sealjuures pole vabatahtlik pääste teatavasti enam ammugi mitte ainult tule tõrjumine, kuid seegi on teema, millesse Rasmus suhtub täie tõsidusega. Igal võimalikul hetkel tagab Rasmus oma kogukonnas valmisolekut kiireks reageerimiseks päästesündmustele. Kuna vabatahtlikud päästjad teevad seda teatupärast oma põhitöö ja eraelu kõrvalt, on tihti raskusi valmisoleku 100% tagamisega. Seetõttu on Rasmus ühe olulise aspektina Sindi Tuletõrje Seltsi sisse viinud konkreetse reageerimisgraafiku, aitamaks teistelgi liikmetel efektiivsemalt ja tõhusamalt operatiivtööd planeerida. Kõrvalseisjal ei pruugi see kõlada teadmisinnovatsioonina, kuid kursisolijad teavad, kuivõrd keerukas on vabatahtluse kontseptsiooni juures tagada järjepidevat kohusetunnete distsipliini. Selliselt on Rasmus juurutatud töömeetod korrigeerinud Sindi Tuletõrje Seltsi valmisoleku tulemuslikkust märkimisväärselt. Samuti on Rasmus tekitanud seltsilistele igakuiste hooldus- ja õppepäevade rutiini, tagamaks päästeauto parima seisukorra ning liikmete põhjaliku väljaõppe.
Tänu sellele on seltsis tekkinud tänuväärne harjumus, mis kannab vajalikku eesmärki. Kõik selleks, et vajadusel oleks abi siinsel kogukonnal kõige lähem. Pühendunud vabatahtlikuna ei paista Rasmus silma ainult päästeautoga sündmustele tõtates, vaid ka jäägitult ennetustööd rabades. Ennetusse usub Rasmus siiralt ja sügavalt, mistõttu on tema võime ükskõik millisele sihtgrupile edukalt ohutussõnumeid edastada imetlusväärne. Ühtviisi olulised on tema jaoks nii lapsed, täiskasvanud, eakad. Oma konkreetsuse ja aususega leiab ta alati viisi, kuidas ka kõige keerukamate isikute puhul olulisi teadmisi ja oskusi ohutusest edasi anda. Viimase 3 aasta jooksul on Rasmus osalenud 15 avalikul üritusel, harides kogukonda tule- ja veeohutusalaste ning hädaolukordadeks valmisolekuks. Lisaks on Rasmus läbi viinud 72 ohutusalast kodunõustamist, mille käigus on ta aidanud inimestel ühtpidi turvalisemaks muuta nende füüsilist kodukeskkonda, aga veelgi suurem tähendus peitub inimeste endi toetamises ja suunamises. Rasmus oskab suurepäraselt märgata, diskreetselt nügida ning vahel ka lihtsalt olemas olla ja kuulata. Lisaks on Rasmus eestvedajaks kohalike liuväljade rajamisel ning panustab alati hooajalistesse patrullidesse. Olgu need COVID-19 piirangu jälgimiseks, veeohutusalased või lõkke tegemise reeglite silmas pidamiseks. Rasmuses avaldub loomu omaselt suhtuda austusega kõikidesse ja kõigesse. Tema võrdsuse printsiibil põhinev eluvaade teeb temast tõelise maailma parandaja võrdkuju. Rasmusel on põhjapanev roll Baltikumis ainulaadses Sindi kärestiku arendamisel. Koostöös Eesti Harjutamisföderatsiooniga vedas Rasmus 2021 aasta suvel Eest kärestikul toimunud õppepäeva piirkonna kutselisele ja vabatahtlikele päästjatele ning teistele turvalisuse valdkonna esindajatele, et inimestel oleks võimalikult head teadmised ja oskused erilisel objektil toimetamiseks. Täispikal koolituspraktikumil said osalejad proovida, kuidas kärestiku eripärasid arvesse võttes sealses keskkonnas päästetöid teha. Antud õppepäevale järgnes Rasmuse algatusel rahvusvaheliste harjutamisvõistluste turvamine Sindi tuletõrje seltsi liikmete poolt. Käesoleval aastal oli Rasmus peakorraldajaks esmakordselt Tori valla ohutuspäeval Sindi kärestikul. Ligi pool aastat ettevalmistusi ning korraldusmeeskonna juhtimist teostus suurejooneliselt ja külastajate rohkelt. Ohutuspäeva raames sai suur hulk kogukonnast teadlikuks kärestikuga seonduvatest ohtudest, aga ka võimalustest seal turvaliselt toimetada. Kõige eelmainitu taustal on Rasmus ühtlasi Tori valla ja terve Pärnumaa tulihingeline patrioot. Siinne kogukond ja piirkonna areng on tema südameasjaks, mida nügib oskuslikult kord käega katsutavate tegude, kord edasiminekule suunatud ideede ja mõtete jagamise kaudu. Rasmus teeb suurepärast koostööd kohaliku omavalitsuse, siinsete ettevõtete ja kogukonnaga ning see koostoimimine töötab kui õlitatud masinavärk. Rasmus esindab alati oma siira kodutunde baasil Tori valda, ärgitades inimesi maale elama tulema või joostes võidutulega võidupüha maratonil. Raske on meenutada kogukonna üritust või ühistegevust, kus Rasmus poleks üheks eestvedajaks, osalejaks või kaasaelajaks. Rasmust jagub kõikjale, kus on võimalik head teha. Sindidis golfiraja ehitamine, heakorratalgutel osalemine, veeohutuspüstakute paigaldamine ja nii edasi. Sellest kõigest kõneleb ka Rasmuse valimine Lääne päästekeskuse aasta vabatahtlikuks 2021
ning aasta vabatahtliku laureaadi nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Arenduskeskuse poolt. Mullu pärjati ühtlasi Tori valla aasta tegijaks Sindi Tuletõrje Selts. Rasmuse roll on selles tunnustuse juures on raske alahinnata. Rasmus on andnud kogukonnas ühele vabatahtlikule päästeseltsile täiesti uue tähenduse. Sindi Tuletõrje Seltsi juhtlause "Kodukandi kaitsjad" ei ole pelgalt sõnad, vaid Rasmuste eestvedamisel täiel määral tegudeks tõeks viidud. Tänu Rasmusele on Sindi Tuletõrje Selts eesrindlik igas mõttes. Hoitud on nii seltsi enda liikmed kui ka kogukond. Rasmuse märkimisväärne vabatahtlik tegevus on silmapaistev nii Tori vallas kui laiemaltki, mistõttu on ta kahtlemata Tori valla aasta tegija tiitli vääriline. Ja teine ettepaneku nime ei olnud, ettepaneku tegija. Kes eelmine ettepaneku tegija oli? Ma just mõtlen, et see kirjas oli see ettepaneku tegija nimi oli... See mõtled selle praegusele? Jah, selle materjalides vist oli. See oli kahe eraldi failiga. Üks oli kirjeldus ja teine oli esitaja. Ma ei mäleta praegu peast, see ei ole seda. Nii, aga teine on siis ettepanek aasta tegija aunimetuse andmiseks on siis esitanud Tori vallavalitsus ja vallavanem Lauri Luun. Esitame Tori valla aasta tegija aunimetuse saaja kandidaadiks Kristjan Kullerkanni. Kristjan on Tori valla arhitektina pühendunult tegelenud Tori valla elukeskkonna arendamisega, sealhulgas arhitektuurse taseme tõstmisega, muinsuskaitseobjektide väärtustamise ja tutvustamisega. Kristjani eestvedamisel on toimunud arhitektuurikonkursid Sindi Keskuse, Sindi Kärestikukeskuse ja Tammiste algkoolkogukonnakeskuse arendamiseks. Nii Sindi Keskuse kui ka Kärestikukeskuse arhitektuurikonkursi võidutööga on läbitud projekteerimise etapp, mille käigus on välja töötatud vastavate alade täpne ja terviklik lahendus, mis sobituvad olemasoleva keskkonnaga, arvestavad võimalike kasutajate huve ja rikastavad piirkonda. Tammiste algkoolkogukonnakeskuse projekteerimine on veel töös, kuid ka selle objekti kavandamisel on Kristjanil oluline roll toimuva kompleksi kavandamisel ja kõigi sihtrühma huvidega arvestamisel. Kristjan on innukalt ja järjepidevalt tutvustanud Sindi linna kultuuriväärtuseid, tehes linnas erinevatele huvilistele ekskursioone. Kristjani eestvedamisel on tehtud uuring Tori vallas asuvate muinsuskaitsealuste objektide ja miljööväärtuslike alade investeerimine ning ettepanekute tegemine neile kaitse- ja kasutustingimuste määramiseks, mis on tulevikus aluseks väärtuslike objektide kaitsmiseks, nendel tööde tegemiseks ja seeläbi nende säilimise tagamiseks. Lisaks on Kristjan olnud suurepärane kolleeg, kes on olnud kaastöötajatele alati abiks nii nõu, jõu kui ka huumori meelega. Nii et meil on ka 2 Tori valla aastat tegija kandidaati. Et panen need hääletamisele. Eelmine esitaja oli Merilin Aaslaid. Merilin Aaslaid, jah, just. Et siis Rasmus Aaslaid esitaja Merilin Aaslaid. Nii. Aga esimene siis oli Rasmus Aaslaid, et palun siis käega märku anda, kes on selle poolt, et Tori valla aasta tegija oleks Rasmus Aaslaid. 17 on poolt. Kes on vastu? 2. Ja teine on siis, et kes on selle poolt, et Tori valla aasta tegija on Kristjan Kullerkann. Oot, mis nüüd oli? Peeter tõstis vahepeal või? On sul käsi püsti või ei ole? Palun hoidke veel püsti, kes on selle poolt. 18
ja kes on vastu? 18.1. Nii, Tori valla aasta tegijad on siis Rasmus Aaslaid ja Kristjan Kullerga. Nii, ja meie viimane päevakorrapunkt siis 16. oli siis kirikupargi teema. Nii. Ma saan aru, kirikupargi pink ja kirikupargi pink tuleb eemaldada ja sinna, kus on istuvad poe juurde, sinna tuleks panna lõppude lõpuks kaamera, seal ei ole kaamera. Nii, ma räägin, ma vahepeal sain nüüd infot jah, selle teemal, et puudutab siis asi Konsumi kaamera. Jah, neid ei ole. Jah, Konsumi kaamera pilti näeb nüüd politsei eelmisest nädalast. Ei näe. Eelmisest nädalast. Riik kingitas mulle piirkonna politseinik äsja just. Et eelmisest nädalast näeb pilti ja vahelduva eduga ka meie korrakaitseamet. See kaamera on pööratud Pärnu maade 27 A poole. Konsumi kaameraid ja, aga see pink, millest ütleb, see ei ole nende kaamerate vaate väljas. No võt see pingi alla, pingi juurde tuleb panna kaamera. See tuleb panna kaamera, see tuleb eraldi panna kaamera, see, mis ta sinna Pärnu maade 27 A peale näitab, see ei tee mitte midagi praegu, näiteks kui lähed pakki võtma, kui mina lähen pakki võtma, siis minu ümber on 3, 4, 5, noh, ma ei oska ütelda, mis inimene. Selle ettepaneku saan ma edasi viia, et see kaamera tuleb, uus kaamera tuleb seotada täpselt sinna selle pingi taha. Jah, aga ma räägin praegu, mis olukord on, et olukord on jah selline, et politsei eelmisest nädalast näeb Konsumi kaameraid, need kaamerad ei näita seda pinki, mis on see probleemne pink. Selle pingiga on jah nii, et 12. septembrist alates on politsei saanud 7 väljakutset sinna, et noh, see on umbes 1,5 kuud, siis circa 1 väljakutse nädalas. Rohkem. Ja no, ma räägin seda, mis meie oma piirkonna politsei ametliku infona on välja, või noh, mis infot on mulle on andnud, eks, et see ongi see, et võib-olla neid sündmuseid ja juhuseid on seal rohkem, on äkki politseid ei ole rohkem kutsutud lihtsalt. Ja täna lahendus on see, et politsei on niimoodi koos vallaga siis otsimas alternatiivset kohta, kuhu sättida see uus pink, kuhu need inimesed siis, kes täna nii-öelda tülikad on seal teiste jaoks, saaksid võib-olla omale sellise varjulisema koha leida ja siin õige pea meie piirkonna politseinik koos siis ühe nii-öelda sihtrühma esindajaga minemas koos võimalikku sobivat kohta vaatama, et siis leida selline koht, kuhu selline pink panna ja kus need inimesed saaksid siis nii-öelda natukene varjulisemalt olla, aga olemas nad meil on, meie ühiskonna osa nad on ja pinkpargis on istumiseks mõeldud, et selles suhtes probleem ei ole mitte see, et pargis on pink ja pinki kasutatakse istumiseks, vaid see, et kuidas need istujad seal käituvad. Tegelikult on kõige parem lahendus on see, kui me selle pingi eemaldame sealt kirikupargist, see, mis see number 1 on. Kui seal nad tõesti need saavad, lähevad nüüd kusagile maja istuma, kusagil kaugemal seal, see oleks kõige parem lahendus. Me peame eemaldama selle pingi ja panema kaamera ja ongi kõik. Aga kui pink ära viia, siis ei saa pingi peal ka istuda need, seal ei saagi nagu praegu keegi, seal ei saa nagu nii keegi istuda, me oleme maikuus rääkinud, sinna ei saa keegi muu istuda, sest nad istuvad seal hommiku kella 9-st õhtu hilja kella 10-ni kui puuda. Ehk siis pinki kasutatakse eesmärgipäraselt pingi peal istutakse? Ei, see pink tuleb eemaldada, kui keegi on seal mööda läinud või vaadanud, see pink üldse ära võtta praegu sealt kirikupargist pink ära võtta ja kaamera panna sinna, kus on see Konsumi juures see veel üks pink, sinna panna otse kaamera sinna peale. See on ainuke lahendus, seal ei ole muud lahendus. Aga kas see on viimasel ajal nii, et... Ei, see on mai. Sest varem nad istusid seal Vöörmanni... Seal ei ole, nad jäänud, seal üks suri ära. Nad väidavad, üks suri sinna Vöörmanni pingi peal ära ja ka mina olen juba suhelnud nendega ja ütlevad, et üks suri Vöörmanni pingi peal ära, kui on nende sõber ja nad ei lähe Vöörmannist istuma. Ma teeks ettepaneku, et äkki... Ei, nad ei lähe sinna. Meiega ma saan aru, et te praegu lähetegi nendega. Ja, politsei on minemas... Aga see pink tuleb, see ei aita pink tuleb. Pingil istudes vähemalt vaatama leidma sellise koha ja püüamegi leida sellise koha, kus nad saavad olla, sest olemas need inimesed on. Kuskil nad istuvad, kuskil nad on, et see on paraku. Pingi sättida joodid ei saa. Jah, ma arvan, kas ei ole vallakohustus, see on õige, väga õige. Et vallakohustus ei ole see, et saame nüüd nende inimesed. Pingi sättida. Miks politsei neid ära ei viida? Tuleb lihtsalt... Selleks, et nad neid ära viia, peavad millegagi hakkama saama. Inimene istub. Nad ei istu, nad joovad, nad lääravad.
jälle ära 24 tundi, jälle ära, mis ära tünnida. Mõni korra veel tuleb, kummikurile ka veel panna sirakes ja aga vennad ei taha seda kogu aeg. Politsei teeb, mis politsei saab, ta reageerib ja kui ongi keegi näeb korra rikkumist, siis tuleb helistada 112, politsei tuleb kohale. Ma arvan, et vald peaks praegu tegema just 2 asja, rohkem ei olegi, kõik on korras. Nad on läinud seal, las nad otsivad omal järgmise koha, kus nad lähevad sinna kirikuparki, sinna tahapoole, las nad lähevad, aga kõige elementaarne, et linn jääks ilusa vaatega. Suure tõenäosusega võtavad nad kasutusele järgmise pingi. Seal ei ole rohkem seal lähedal. Nad lähevad üle tee, siis las nad lähevad sinna üle tee. Mul on selline küsimus, miks arvate, et nad nii lihtsalt tahavad asukohta muuta? Miks et nii kui pink läinud on, et... Neil ei ole kusagil istuda lihtsalt. Neil ei ole seal istuda ja see ongi, kui sa paned sinna Konsumi juurde selle kaamera otse nendele taha, nad ei saa neid rõvetsusi välja öelda, mida nad ütleb praegu kaaskodanikele, on ju? Ja nad ei saa ka ütelda, praegu on ikka niimoodi, et vanemad inimesed juba pöörduvad, ütlevad, et on ju, see ei ole praegu normaalne, et inimene kardab Konsumisse minna, on ju? Ei, selles suhtes on, ma olen ka nii. Jah. Nii, ma saan aru, et praegu politseiga on koostöö, et see pind sealt ära panna. Et leida teine pind, panna teine pind teise kohta, mis oleks neile sobivam, et täna seda plaani, et see pind ära tõsta seal. See pind ära kaotada, et seda plaani hetkel ei ole, aga ma arvan, et see oleks, jah, seda võiks ära kaotada. Aga võib-olla peaks katsetama, võtate nädalaks seda vaadata, mis juhtub. Võtta õige nädalaks. Harjumused ei muutu, siis ilmselt tasuks ikkagi seda teisel mõttes ka. Et pigem ma leian, et niipidi võib-olla leida, panna see teine pind sinna, kus on neile see sobiv koht. Politsei juba teab, kuskil neil on mingi vana koht, kuskil kooli tänaval, kus nad olevat kunagi olnud, mis on selline mis võiks neile sobida ja see, kui nad sinna ümber jäävad, siis võib-olla tõesti, kui midagi muud üle ja võtta see pink ära, aga täna see pink, mis on, see ju tegelikult Siin kõlas väga õige ettepanek, et ei ole mõtet pinki teise koha peale panna, ära Jaanis Tolts tegi selle ettepaneku, see pink üldse ära võtta, et ei soodustaks selle teise koha peale. Muidu mahu istuda. Jah, see on õige. Et see on kõige õigem lahendus, mitte ei soodusta teise koha peal seda sama asja. Kus võib ka uuesti probleemi. Pingid on vanemad inimesed, tuleb parki jalutada, puhkada, mitte joodikutel. Siin ei julge keegi minna, siin ei julgegi keegi minna, selles ongi praegu, see on isegi mööda seal. Nii, Toomas tahab öelda. Mul on konkreetne ettepanek, et ma olen ka sellest juba ennem ka korduvalt rääkinud, et seesama kaamera, mis on ennem kunagi pandud Konsumi poe külge, see kaamera jälgiski seda minu teada seda pakiautomaati sissepääsu, seda Konsumi esist. Sotsiaalmaja ehitusega on see kaamera ära pööratud. Korra, kui sellest rääkisime, siis ma just, kui mälu järgi ütlen, et sain vastuse, et see pööratakse tagasi. Aga täna teadaolevalt ta vist ei ole ikka tagasi pööratud. Et kui vallal on huvi ja eesmärk selle kaameraga seda sotsiaalmaja vaadata, siis minu konkreetne ettepanek on paigaldada sinna samasse kõrvale teine kaamera, mis hakkaks vaatama uuesti Konsumi esist. Sotsiaalmaja ei ole vaja vaadata, et sotsiaalmajal on oma kaamerad olemas, temal on see probleem lahendatud. Küsimus jah, kui seda platsi seal ees vaadatakse keskväljakut, aga kas selle järgi vajadust on, see on omaette teema. No poe sissepääs, seda pangaautomaati on seal teisaldatud 2 korda, et selline vaade peaks olema politseile kätte saada. Mis see pingi teha? Mis toimub pakiautomaadi juures, mis toimub poe ukse ees ja poe ukse ees on ka pink, et selle pingi eesmärk ei ole kindlasti see, et pomsid sinna kolivad, vaid et seal saaksid istuda ikkagi inimesed, kes vajavad seda istupinki. Ja konkreetne ettepanek on see siis, et üks kahest, kas see kaamera keerata nii, et vaatab seda Konsumi esist ja politsei näeb ka seda pilti, sest kus maal see tegutsemine on, et kas politsei näeb nüüd täna, siis... Konsumi kaamerat politsei kinnitas, et ta näeb eelmisest nädalas. Et Konsumi kaamera küll, aga kuhu poole ta vaatab siis, et kui ta vaatab sotsiaalmaja poole, siis ei ole sellest Konsumi kaamerast Konsumi ees kasu. Et kas keerata ta Konsumi ette tagasi seda platsi vaatama või paigaldada teine uus lisakaamera. Kas see lisakaamera paigaldamine on võimatu või on võimalik? Ma arvan, et see on võimatu.
kindlat vastust praegu öelda ei tea, sest ma ei ole selle asjaga tegelenud. Minu valdkond, aga tehniliselt ma usun, et see on võimalik. Oota, Erki oli vahepeal. Tahan küsida, kas lihtsalt see teine kaamera lahendaks siis 100%? Ma usun, et te lahendaks ära, seda politsei näeks otseselt ära sinna pingi peale toimuvad praegult ja saab konkreetselt näha, mis seal tegelikult toimub. Siis ta peab neid aeg-ajalt käima sealt minema. Nagu nii ta käib. Kordada neid nõuda ei suuda. Ei, ma arvan, et saab, aga kõige tähtsam on see üks ka see kiristu pingi eemaldada. Anname selle ülesande vallavalitsusele. Jah, anname. Ma saan aru, et see on meil mitmeid kordi olnud ja see on siiamaani lahendatud. Ta on olnud sotsiaalkomisjonis, ta on olnud siin laua taga, ta on jälle siin laua taga ja me oleme seda mitmeid kordi. See ongi konkreetne ettepanek ja kui me saame nüüd kogu alguses, me saame infotundiga hääletada, me peaksime tegema vallavalitsusele selle ülesandeks. Mitte suusõnaselt, vaid volikogu on vallavalitsuse tööandja. Kas me teeme selle vallavalitsuse ülesandeks või me ei tee? Kas volikogu liikmed on nõus sellega, et vallavalitsus peab lahendama selle probleemi, mis on juba siin maikuus ülesande konkreetne sõnastus? Konkreetne sõnastus eemaldada kirikupargis see pink ja panna see kaamera, panna otse kohe selle sinna Konsumi juurde või sinna, selle pingi juurde. Sa kaamera ja pink ära. Äkki enne katsetaks ikkagi seda varianti, see teine pink sinna teise kohta ja... Ei, aga me võime ju katsetada, see on vaata, mis siis saab. Siis jäävad kohalikud vanainimesed ilma pingita. Vanasti külistas ülemustuseks. Ma olen pargikoos töötanud juba 20 aastat tagasi. Viim, palun, sina see. Mida me arutame siin praegu? See on tegelikult otsene politsei töö. See on nende asi. See ei ole vallavalitsuse asi. Ja minu konkreetne ettepanek politsei ei paigata valvekaameraid. Politsei tagab valvekaamera sinna peale. Kas keerata sama kaamera tagasi või paigata järgmine? Aga politsei peab ju selle, et seal ei oleks mingit janti. Me ei saa saame teha. Pangu sinna patrull. Mul on ettepanek, kutsume meie piirkonna politseiniku rääkima konkreetselt sellel teemal, kes ka täpselt räägib, mis olukord on, mis on politsei võimalused, mida politsei saab teha, milles politsei lahendus näeb. Siis me lükkame jälle kuuaega seda edasi, meil on see õigus saadiksete laua peal. Ühes komisjonis... Seni saab sul pingi jaurimised kaljastek ära ja las see piirkonna politseinik järgmine tuleb siis ja räägib nagu nende vaatamist asja. Mina ütlen seda, et see oli juba 10 või 8 aastat tagasi, siis kui oli meil üks taksojuhti, löödi 23 noahoopi, siis ma päästsin selle mehe ära. Politseinik ei lubanud mind arstiabi anda, selle taksojuhti. Ja ma ütlesin, et kaamera on siin üleval, et te saate kätte. Nii, ma sain aru, Priit, et politseiga te lähete seda uut asukohta vaatama. Oli nii? Jah, politsei lubad seda minna. Ei ole probleem, kui mina lähen kaastajaks. Või ühesõnaga, et vaadates uus asukoht, siis võib-olla siis tõesti ajutiselt proovida seda pinki sealt ära võtta. Ja siis ma saan aru, et vaadata, kas saab lisakaamera panna. Jah, et võtta ära praegu. Minu ettepanek oleks ikkagi see, et paigaldada see eraldi pink praegu juurde ja mitte võtta ära seda pinki. Ikka võtta kas või nädalaks saaks teine nagu Jaana ütleski. Ja kas või nädalaks või paariks ära. Kui sa katsetad, vaata, mis siis juhtub, kas üldse annab tulemust. Ettepanek, et võtate selle pingi ära ja siis lõpetan. Ja siis vaatate, kuhu nad kolivad ja siis viite neile pingi järgi. Ühesõnaga, kui meil on novembrikuu istung, siis palun, et see oleks teema lahendatud. Volikogu istung on lõppenud, 17. november Ale huvikeskuses.